Tere tulemast NPZ-i innovatsioonikeskusesse, kus Rapool tegeleb oma peamiste tuleviku aretussuundadega. Kas te teate, et viimastel aastatel on nuutriga nakatunud pindade osakaal Eestis tõusnud hinnanguliselt 30%-ni? Siin NPZ-i innovatsioonikeskuses tegeletakse väga palju tuleviku aretussuundadega, milleks on peamine haiguskindluste saavutamine. Siin tegeletakse vertitsilloosi uurimisega, valgemädaniku uurimisega, sülindrosporioosi uurimisega ja nuuter on siin väga suur osa, millele panustatakse. Ja kuna nuuter on Eestis muutunud väga oluliseks teemaks Rapooli jaoks, sest nii suur osa on nakatunud ja see nakkus levib järjest enam, siis täna oleme ka tulnud siia innovatsioonikeskusesse, kus meile on jaganud teadlased väga olulist informatsiooni erinevate patogeenide kohta, erinevate rasside kohta. Ja meil on hea meel, et kuna Rapool on olnud alati nuutri resistentsuse osas esirinnas, vana Mendeli geneetika ja resistentsusega, siis nüüd tänu uuele põlvkonnale on meil lootust, et me saame natuke paremaid samme astuda Eestis nuutriga võitlemisel. Tänu Rapooli aretustööle on meil hea meel, et väga palju pingutusi on tehtud uue resistentsuse saavutamisega, ehk siis uus põlvkond nuutriresistentseid sorte on välja tulemas. Lisaks Mendeli resistentsusele on laiendatud resistentsus, mis on kokku pandud uue põlvkonna sorti nimega Creat. Ja meil on väga hea seda juba tutvustada sellel hooajal. Aga me ei ole tulnud siia Rapooli innovatsioonikeskusesse ainult oma tiimiga, vaid me oleme kaasa võtnud ka meie väga olulise partneri Linnas Agrost. Stefani, mis on sinu kogemused ja soovitused Eesti näite põhjal, kui me räägime nuutrist? Põhiline, kuidas tegelikult nuuter levib, on ikkagi masinad ja Eestis on tegelikult väga palju teenuspakkujaid. Ja kindlasti tuleb meile südame peale panna, et nad peaksid masinaid puhastama, sest see ikkagi on see, kuidas see nuuter levib. Siis on muidugi asju ka, mida saab põllumees ise teha. On sellised pisikesed nüansid. Need on väiksed nüansid. On viljavahelise jälgimine, et ei tohiks tegelikult talirapsi kasvatada, või rapsi tohiks kasvatada sagedamini kui 4–5 aastat. Samal ajal tuleb kontrollida muidugi seda, et herbitsiidid peavad olema tehtud õigesti. Risttõeliste umbrohud ei tohi olla põllu peal, sest nemad on tegelikult kandjad ka nuutrile. Siis kindlasti on pH jälgimine, et kui sul on happeline põld, siis tuleks lubjata. Ja siis kõige viimane soovitus, kõige olulisem soovitus on tegelikult just see hilisem külm, ehk siis 15–20 august. Just sellepärast, kuna nuutriosad arenevad väga hästi 16+ soojakraadiga. Ja hilisem külm siis aitab siis ikkagi nuutril vähem areneda. Aga Stefani, mis on siis selline sinu soovitus nuutriga võitlemiseks, selline viimane soovitus? Meie portfellis on uue generatsiooni nuutripillam sort, Krokant. Et miks ta just hea on, sellepärast, et ta on kiire algarenguga sügisel, seega hiline külm on ideaalne. Siis samuti kevadel on ta natukene rahulikuma arenguga, seega ta natukene hiljem võitseb ja tõestatud talvekindlus, mis on tegelikult Eesti oludes väga oluline. Tundub nagu hea lahendus. Jep, parim lahendus. Et näidata, kui tõsiselt me tegelikult nuutri probleemi Eestis suhtume, on Rapool loonud projekti, kus koos meie koostööpartneritega oleme kaardistanud piirkonnad Eestis. Peamiselt on kaardistatud kogu Eesti nuutrikolded. Me oleme võtnud mullaproovid, me oleme võtnud taimeproovid nakatunud kohtadest ja just siia samasse NPZ Innovationi keskusesse toonud analüüsideks.
Seega, kui meil on tulemused käes, siis me kindlasti kavatseme neid analüüsida ja teha soovitusi põllumeestele, millises piirkonnas võib-olla siis milliseid sorte kasvatada ja kas üldse kasvatada. Et me tegeleme sellega, me oleme võtnud selle oma väga suurde fookusesse ja kindlasti te kuulete sellest projektist veel rohkem. Aga suur aitäh meie NPZ-i innovatsiooni keskuse meeskonnale, et nad meid sellel teekonnal aitavad, et aidata välja siis töötada Eesti jaoks paremad lahendused nuutriga võitlemiseks.